Head inimesed, tere päevast kõigile. Ei teagi, kas on selline aeg, et tuleks juba varsti hakata vist ütlema ka tere õhtust, aga igal juhul väga-väga hea meel on näha teid kõiki siin meie telgis ilusa numbriga 33 ja ma pean kohe alustuseks ütlema, et kui keegi oleks mulle öelnud selle tänavuse suve alguses, et ühel ilusal augusti reede õhtul või reede pärastlõunal ma hakkan vestlema ühe väga noore ja väga populaarse Eesti sisuloojaga pensionist, siis ma arvan, et ma sõna otseses mõttes ei oleks seda kõike uskunud. Me kohe täpsustame ka, et mis on meie teema täpsemalt ja millistest vaatenurkadest me räägime. Meie pilgud on suunatud tulevikku, aga ma tahaksin enne veel, kui me teemasid siin täpsemalt avama hakkame, kutsuda lavale meie panelistid, meie osalejad. Meil on tõesti väga intrigeeriv ja tore koosseis või valik inimesi, kes siis üksteise mõtteid saavad siin kommenteerida ja täiendada ka. Ja ma tahaksingi esimesena kutsuda lavale inimese, keda ma siin juba riivamisi oma arust natukene ka mainisin. Tema nimi on Laura Rannaväli, tema on sisulooja. Tere, Laura! Ja kohe me saame ka väikesed sellised enesetutvustused, aga enne tuleme kõik ennast siia lavale kokku. Meiega liitub ka psühholoog Rita Rätsep. Tere päevast! Ja nii-öelda eksperdi poole pealt või siis valdkonna selliselt faktilise asjatundjana liitub meiega SEB erakliendi kindlustus- ja pensionilahenduste ekspert Katrin Laks. Aplaus Katrinile ka. Ja tegelikult see teema püstitus, ja ma mõtlen, et ilm on ka täna selline, nagu meie teemagi selline veidi võib-olla vastuoluline, võib-olla natukene sellist väikest intriigi on õhus, et kuidas see minema hakkab, et kas me saame sellise vihmase jutuajamise või päikselise, aga näis. Kui natukene panna meie teema püstitust konteksti, siis üks fakt, mille saame kohe alguses ära mainida, on see, et Eestis elavad naised ja see fakt on siis laialt teada keskmiselt kauem kui elavad mehed. Ja naiste karjääri erinevaid valikuid või kasvõi seda, et kas nende karjääris on vahepeal selline ajaline katkestus, mõjutavad siis erinevad näiteks perega seotud otsused. Ja paljud naised teevad oma tööelus kas siis lühema või pikema pausi, mis siis tihti on seotud kas laste eest hoolitsemisega või mõne teise pereliikme eest hoolitsemisega. Naiste puhul on sagedasem ka see, et tehakse tööd näiteks osalise töökoormusega või et saadakse ka siis keskmisest väiksemat palka. Aga aja jooksul, kui siis nii-öelda aastaid koguneb, muutub see võimalik palgalõhe võib siis muutuda ka pensionilõheks. Ja meie oma arutelus tahamegi siis saada aru sellest, et kui me oleme aastas 2026, et kas siis tegelikult pension, mida siis naised oma tulevikus saama hakkavad või mis siis ees ootab, et kas see pigem tagab sellise mõnusa äraolemise, mõnusa elu, mida saab nautida ja kus saab siis oma nii-öelda pika töö ja karjääriga välja teenitud nii-öelda vilju lasta, hea maitsta, või siis on tegemist pigem sellise perioodiga, mis tõotab tulla väga majanduslikult ebakindel ja milleks tuleks siis juba ettevaatlikult valmistuda. Aga enne veel, kui me neid asjalikke küsimusi hakkame küsima, siis ma lubasin sellist tutvustusringi ja võib-olla alustame siit kohe minu kõrvalt ka, et kui Laura, sa peaksid ennast niimoodi, ma ei tea, 4-5 lausega tutvustama, siis mis on sinu elus praegu fookuses või kuidas sa ennast tutvustaksid? Tere kõigile, mul on nii hea meel, et olete täna tulnud kuulama ja hea meel on siin vestluses osaleda. Ennast tutvustama. Tiitel on mul siin sisulooja, sellega ma 100% nõustun. Ma olen sisu loonud 10 aastat, ma alustasin, kui ma olin 90. Võib küsida, kui vana sa oled? Ja, ma oleks sinna jõudnud, ma olen 20, nii et kiire matemaatika. Ma alustasin selle tegemisega juba siis, kui ma olin 90, mis on tegelikult väga noor. Aga ettevõtlikkus minus on ja ambitsiooni ja sellega olen jõudnud ka ülikooli. Ma õpin praegu filmi ja meediat Balti filmi ja meediakoolis. Ning ütleme nii, et praegune eluetapp ongi see, et loon sisu, teen seda, mis mulle meeldib ja samal ajal hakkan nuputama, mida teha pärast ülikooli. Nii et tulevik ootab. Rita, kuidas sina tutvustaksid ennast oma praeguses elumomendis? Praeguses elumomendis selles kontekstis siin on tegemist noore pensionäriga.
tegelikkuses täiesti läksin 17 juuli, läksin pensionile. 5. augustil sain oma esimese pensioni kätte. Miks ma läksin aasta varem pensionile, on see, et mul on 3 last. Aga tegelikkuses on jah see, et täiesti pensionil. Et kui me rääkisime omavahel, siis oli väike üllatus, et vot siis, et kuidas teemad kattuvad. Nii et tegelikult olen ma siis tänaseks töötav pensionär, mida ma võin öelda. Ehk psühholoogi töö ja koolitaja tööga ma jätkan, näitleja tööga täpselt samamoodi jätkan. Aga mis on juhtunud, on see, nagu ikka pensionäridel, ei ole aega. Selle teemani me jõuame kindlasti ka, et kuidas siis on, et kas on pensionil olemise aeg on selline, et jalad on kogu aeg seina peal või pigem jalad jooksevad kogu aeg ringi. Aga Katrin, kui sina peaksid siin nii-öelda oma enesetutvustuse ka siia rivvi lisama, siis mis on sinu elu fookused? Töötab. See töötab jah? Töötab jah. Minu elu fookus, ma tahaks öelda, et ikkagi pere. Ma olen 3 lapse ema. Aga minu kirg on rahatarkuse jagamine olnud juba 22 aastat, nii et ma teeksin seda söögi alla ja söögi peale eesmärgiga, et kõik Eesti inimesed saaksid tulevikus hea tuleviku. Aga mis rollis sa täpselt oled SEB-s? Mul on palju rolli olnud, aga hetkel olen ma kindlustus- ja pensioninõustajate juht. Ja võib-olla varasemalt olen olnud ka investeeringute peal rohkem nagu ise ka investeerimisnõustajana töötanud, nii et hästi palju kliente nõustanud. Ja teen teise sellise kiire tutvustusringi veel, kus kõik saavad öelda, no tegelikult Rita puhul me natukene juba saime selle teema kohta infot, aga Laura, sinu jaoks on see kindlasti võib-olla teema, millele sa ei mõtle just igapäevaselt, aga mis sul seostub sõnaga pension? See on nii naljakas, sest et otse loomulikult vanaisaga, aga mul on hästi hea suhe oma vanaisaga, aga oodake, see jõuab sinnamaani välja, et ta helistab mulle kuskil kuu alguses või kuu keskel alati, et no nii, pension laekus, Laura, lähme võtame selle välja ja lähme nüüd toidupoodi ja siis ma lähen autoga järgi ja siis me lähme shoppame seal toidupoes. Ja sellega mul nagu see seostubki, et tema naudib oma pensioniaega ja mina naudin koos temaga. Aga kui sa näiteks vestled oma eakaaslastega või siis nii-öelda noorte inimestega, kas keegi üldse kunagi tõstatab teema, et mis meist saab siis, kui me oleme nii-öelda pensioniealised? Ei tõstata ja see on nii huvitav, sest et sellest nagu üldse ei räägita. Mina alustasin selle teemaga nüüd oma sõprusringkonnas, kui ma hakkasin küsima ja valmistuma selleks paneeliks, et oota, et mu sõbrad, mis te teete, kui me oleme kõik 70 on ju. Et mis me siis ette võtame, aga ei räägita üldse ja see on nii huvitav, sest et me räägime ju ainult noored investeerimisest ja finantsvabadusest, aga keegi ei kasuta sõna pension. Rita, sina värske pensionär, esimene pension on laekunud. Kas enne seda, kui sa jäid ise ametlikult pensionile, kas see oli miski, milleks sa kuidagi, ma ei tea, kas siis otseselt valmistusid majanduslikult või ka oma peas, kas sa kuidagi häälestasid ennast selleks? Tegelikult see vastab tõele, ma häälestusin küll. Ja ma olen küllaltki vanade vanemate laps ja tööstaas ei tohi katkeda, ütles minu ema. Ja tegelikult ma šokeerisin pensioniameti prouat sellega, et ma läksin tema juurde, ma ei liialda, sellise pataka lepingutega aastast 83. Ja mul olid tõesti kõik lepingud alles ja sellepärast, et digitaliseerimine hakkas 99. 1. jaanuar. Enne seda tuleb tõestada, nii et kui keegi on vanem, siis otsige kõik ruttu välja, kõik oma tööraamatud ja asjad. Et tegelikult valmistusin, aga see oli ainult nende lepingute ja paberite alles hoidmine, aga ma ei hallanud seda, et kas see on järjepidev, mis on need summad, mis sealt tulevad. Ma lihtsalt hoidsin alles lepinguid ja tegelikult täna ma olen sellises olukorras, kus ma tunnistan, et ma oleks pidanud rohkem selle peale mõtlema ja tulemus on käes, see pension ei ole just kõige suurem. Katrin, kui sina nüüd kuulasid, mida rääkis Laura, et siis noored isegi absoluutselt nagu ei võta omavahel jutuks seda, mis neist saab kunagi, kui nad on 70 ja siis kõiki neid Rita muljeid, et isegi ametnik vaatas õhku ahmides, kui tuli see paberite kaust, siis kuidas sa kommenteerid kõike seda, et kas inimesed mõtlevad oma siis nii-öelda vanaduspõlvele, kas nad planeerivad või tuleks neile siinkohal kuidagi midagi meelde tuletada?
mul on tunne, et natukene on see küll popimaks läinud, see mõtlemine selle peale, aga lihtsalt kuulasin Laurat ja mul nagu tuli niimoodi muie suule, et see aeg, kui ma investeerimisnõustajana töötasin aastaid tagasi, rääkides kogumisest pensioniks, noh, ütleme keskmiselt 30-aastasele noormehele, mehele, siis esimene lause, ma ei elagi nii kaua, miks pensionit? ja see on ülilevinud lause, mulle öeldakse ka, et ma ei arva, et ma elan vanaks, siis ma mõtlen, et oodake, aga mis siis, kui sa elad, millest me siis ära elame, onju. Ja muidugi järgmine lause on, noh, kui sa täpselt tead, et sa ei ela, et räägime siis elukindlustusest. ei, ma ikkagi vist elan, no otsusta ära kumb siis, mina arvan, sul on mõlemat vaja. aga ja Ritat kuulates, et pension väike on, noh, me näeme seda oma töös päris palju ja pigem just nagu natuke kurb ongi, et liiga hilja on tulnud inimesed selle peale, et hakkan endale ka tulevikuks veel lisa koguma. või et kui on kogutud, siis võib-olla väga-väga tagasihoidlikult, mitte järjepidevalt. et ma nagu saangi öelda, et noh, järjepidevus on hästi oluline, võimalikult varakult alustada on hästi oluline. ma teen vahepeal, enne kui me läheme siit küsimustega ja aruteluga edasi, ka sellise väikese teadaande, et esiteks meil on väga hea meel, et siin praktiliselt kõik kohad on juba hõivatud ja inimesed seisavad ka püsti. et meie arutelu, kuigi ta suures osas kulgeb siit lavalt ja me oleme siin uhkesti diivanil ja tugitoolides, siis tegelikult meid väga-väga huvitab ka see, kui teil siin nii-öelda teisel pool lava tuleb mingisuguseid mõtteid või küsimusi mõnele meie esinejale. ja on siis kaks varianti, et meil on siin selline QR-kood selle ekraani nurgas. selle kaudu on siis võimalik ennast väga kerge vaevaga lasta sisse sellisesse keskkonda nagu Slido vist peaks ta olema, kus siis on võimalik nii anda väike kommentaar kui ka miks mitte küsida mõnelt meie esinejalt mõni küsimus. ja teine variant, kui ikka mõni mõte või midagi, mis siit lavalt kõlab teid just sel hetkel kuidagi väga kõnetab, siis tegelikult eks me märkame ka seda, kui te annate käega märku siit niisama oma istekohtadelt või siis kus te seisate. et me hea meelega ka võtame vastu siis noh, nii-öelda publiku häält või kuulame ära, mida teie arvate. aga andke siis märku või siis logige ennast sinna Slidosse, et niikaua me siis räägime selle teema siin nii-öelda meie külaliste abiga lahti. ja üks asi, mida me väga loodame, et sellest on mitte ainult noh, nii-öelda selline lõbus vestluskogemus, vaid et te saate sellest ka praktilist kasu. ja esimene asi, võib-olla ma äkki lasen sul, Katrin, lahti seletada, et kuidas siis tegelikult on Eestis lood pensionidega. kui paljud teist, tõstke palun käsi, on ise hetkel pensionil juba? kas siin on üldse sellises eas väga, jah, üks laval ja siin üks-kaks äkki publikus. nii et tegelikult enamuse inimeste jaoks on tegemist siis sellise, noh, kuidas ma ütlen, sellise olukorraga, kuhu nad ei ole veel jõudnud. et kui suured on Eestis praegu üldse või kui väikesed on Eestis üldse pensionid, milline olukord üldse on Eestis hetkel pensionidega? no minu ema sai ka nüüd oma esimese pensioni täpselt nagu Rita, tundub, et sama aasta välja lase. ja šokk samasugune, nii et noh, tegelikult natukene oli temal siis üle 700. aga eks ta oleneb natukene ka tööstaažist ja palgast, aga peab ütlema, et need, kes täna ikkagi pensionile on jäänud või noh, just mõned aastad tagasi on jäänud, et neil nagu suuresti see pension on nii meestel kui naistel ka ühesugune. et noh, see ütleme selle eelmise Vene aja mõjutus oli staaži pealt hästi palju. kõik, mis hakkas Eesti ajal, see mõjutab juba väga palju, mis su palk oli. et noh, ütleme niimoodi, et see pensionite teema täna ütleme, mis on nagu minu võib-olla niisugune südameasi, on ka rohkem see meeste ja naiste pensionilõhe. et kui täna on pensionid väga-väga sarnased nii meestel kui naistel, et kuskil vahe on võib-olla 5-6% meestel suurem see pension, siis kuna palgalõhe on, siis see vahe hakkab liitintressi mõjul kärisema suuremaks. nii et tulevikus, kui meie Lauraga pensionile lähme, noh, ma lähen natuke varem, siis sul on veel aega raha kasvatada peale seda natuke rohkem siis see vahe võib olla nagu meeletult suur, nii et see on see minu südameasi, millega ma võib-olla täna tahaks nagu tähelepanu tõmmata. sa natukene, Rita Riivemisi, mainisid ka, et kui sul see esimene laekumine oli toimunud, et ma ei mäleta, kas sa kasutasid sõna, et sa olid šokeeritud. aga kuidas sa tegelikult ikkagi kommenteeriksid täitsa tõsiselt seda summat, et kas sa kujutaksid ette oma elu, kui sa ei käiks tööl praegu edasi? ei kujuta.
tegelikult ei kujuta, et ma saan küll natuke rohkem kui su ema. Et mul oli 49,9 aastat tööstaaži mida ma olin suutnud tänu nendele lepingutele tõestada, aga need koefitsendid, see matemaatika ja sellest läbi närida mul ei õnnestunud väga. Ma ei saanud aru sellest, aga tegelikkuses sellega ära kindlasti ei ela. Aga eks see sõltub ka sellest, missugune on su harjumus ja kõik muud sellised asjad. Nii et põhimõtteliselt keeruline oleks jah. Ma arvan, et ma olen ikkagi töötav pensionär tänu sellele ja minu olemusega ilmselt ei lähe ka kokku, et mul poeg küll küsis, et kuule Emps, et kas nüüd on niimoodi, et kui sa ei taha, siis sa ei pea tööle minema. Ma ütlesin, et kuule on jah, aga sa ei tee ju nii. Ma ütlesin, ei tee. Kui Laura, sina peaksid kirjeldama enda sellist, ma ei tea, finantskäitumist praegu, siis ma ei tea, kui teadlik noor sa üldse oled, et kui täpselt sa pead näiteks arvestust selle üle, kuidas sa kulutad või ma ei tea, kui palju sa peaksid teenima või kas sa oled selles mõttes, kas sa ise pead ennast selliseks nii-öelda, ma ei tea, finantsnutikaks või finantspädevaks? No nüüd, kui ma olen SEB-ga 3 aastat töötanud, siis ma olen kindlasti targemaks saanud, ütleme nii. Ja kui ma pean noori valgustama rahatarkuse teemadel, siis ma valgustan ka iseennast tegelikult. Aga mina pean küll järge, sest et ma hakkasin nii noorelt töötama ja hakkasin raha teenima ja siis ma olen kogu aeg oma kulutulude tabelit teinud. Vahepeal ta jääb nurka, aga see tuleb ikkagi üles võtta uuesti, sest et mina isiklikult, mul peab alati olema mingi pilt ees, et palju mul raha on ja palju mul raha võib-olla ei ole veel või midagi sellist on ju. Ja ühtlasi ma ka ju investeerin läbi SEB Roboinvestori ja kõike muud, nii et mina olen väga finantsteadlik ja ma olen uhke selle üle. Aga kas oled kunagi mõelnud selle peale, et kust hakkavad laekuma sinu sissetulekud siis, kui sa oled nii-öelda ületanud, ma ei tea, näiteks 70 eluaasta verstaposti? Ei ole ja sellepärast ma siin olengi, et teid kuulata ja saada inspiratsiooni, mida siis teha. Aga pensioniks ma nüüd hakkasin vaikselt koguma ja ma olen ka selle SEB-l on see uue põlvkonna pension on ju. Ma tegin selle raames oma vanaisaga video, tema ei teadnud sammastest midagi. Ta ütles, et kui ta oli mingi 70 midagi pensionile, tema varem ei olnud kogunud selleks ja arvutasin ka oma pensioni välja. Ja mõtlesin, kas ma elan siis sellega ära ja tundub, et vaadates minu sellist noorest saati tulnud ettevõtlikkust ja selle elu, mis ma olen endale täna ehitanud ja kui ma tahan seda ka 40 aasta pärast elada, siis nagu tuleb vaadata, mis otsuseid ma täna teen on ju ja homme teen, et proovin ka kõrvale panna ikkagi. No Rita, kui tohib, ma nüüd korraks kisuksin sind välja noore pensionäri rollist, mis on ka tegelikult ju tänases kontekstis ikkagi väga hästi sobiv ja küsiksin sinu kui psühholoogi käest, et kuidas sellised otsused või siis mitte otsused inimese peas küpsevad, et kas inimene on kodeeritud mõtlema selle peale, kuidas tal läheb väga kauges tulevikus või kas pigem inimene peaks kuidagi kunstlikult sundima ennast, et mõelda kauge tuleviku peale või kuidas sellised asjad nagu psühholoogi vaatenurgast üldse toimivad? No eks see sõltub natukene ka sellest, millises infoväljas sa oled. Et kui Laura teeb siin teadlikku sellist teavitustööd, inimesed, kes Laurat jälgivad, võib-olla hakkavad natukene rohkem selle üle mõtlema, mis oleks väga tore, et see nii oleks. Sest et kui me elame seda elu ja see on minu näide täiesti, kui sa elad oma elu, oled seal 20 või 30 aastane, sa mõtled mingi pensioni peale. Sul on vaja lapsed üles kasvatada, sul on vaja poes süüa tuua, sul on vaja kodu koristada, sa oled kokk ja ma ei tea, kes iganes seal kodus. Sul on iga päeva elu peale läheb nii palju ressurssi, et pension on küll selles vanuses kõige viimane asi, mille peale sa üldse tegelikult mõtled. Ausalt öeldes sest et kui ma mõtlen seda, et ma korjasin need oma rollilepingud ja kõik asjad kokku, aga see oli ka ainuke asi. No ma olen natuke lihtsalt peast arhivar ja korjasin need asjad kokku seal ja see oli minu jaoks lihtsalt fun ja tore, et võib-olla ma nagu nii teadlikult ei mõelnud, et mul läheb neid vaja 20-30-selt. Et kunagi pensionile minnes, et võib-olla selle peale ma hakkasin mõtlema, kui ma olin 50+, et mul on nad alles. Et see on nagu tore, sest et igapäevane elu on see, kuhu läheb meie mõte, kuhu läheb kogu meie fookus ja meil ei ole aega sellega tegeleda. Nii et selles mõttes on väga hea, kui me seda teadlikkust täna kasvatame ja ta on paralleelselt meil kuskil olemas. Sest kui need teised ja kolmandad sambad tulid, siis ma küll mõtlesin, et ja teen on ju ja siis kuna see tuleb ka seal panga väljavõttes, eks ju, tuleb sinna ette, siis ma vaatasin, palju koguneb, siis hakkas juba huvi tekkima. Aga kui sa igapäevaselt nagu elad, siis
su fookus on tõesti nii palju mujal, ma arvan, et kõik on seda kogenud, Laura noogutab. Sul on 1000 muud olmeasja. See ei mahu prioriteetide hulka. See ei ole prioriteet ja sinna, kus su fookus läheb, sinna läheb kogu tähelepanu ja kogu tähelepanu läheb olme peale ja kõige selle peale. Ma ei mõelnud selle pensioni peale päriselt. Katrin, kui nüüd rääkida natukene sinu vaatenurgast ka, ma usun, et sul on vist ka mõned kommentaarid kogunenud juba, mida sa ei ole saanud siin vahele öelda, jah? Ja ma kuulasin Ritat ja mõtlesin olme peale, et ma tean küll, mida ka 3 lapse kõrvalt tööl käimine tähendab. Et kõik need undkriilmsilma ametid ka, eks ju. Aga mida me saame alati soovitada ongi see, et kuna olme võtab sult nii palju tähelepanu ära, siis kõik siuksed asjad tuleb nii ära automatiseerida, et sa ei mõtleks nende peale. Meie soovitus on alati kohe peale palgapäeva püsikorraldusega laks, on ju, kohe läheb 3. sambasse, on ju. Ja ta läheb automaatselt, nii et sa ei mõtle selle peale ja oluline, et ta läheks kohe peale palgapäeva, sest et kui sa juba näed, et kuu lõpus on sul vaja veel maksta 100 eurot näiteks ja sul on ainult 120 eurot näiteks, et siis see raha millegipärast ei jõua mitte kuhugi. Nii et iseendale tuleb maksta esimesena, automatiseerida ära. Mis oleks veel sellised kõige praktilisemad sammud, mida saaksid inimesed kohe hakata astuma? Et kui ma siin kasvõi ringi vaatan, et tegelikult väga erinevas vanuses inimesi on, et ma julgen pakkuda, et kindlasti on ka mõni, kes nüüd siin ikkagi kuulates juba praegu meie neid sissejuhatavaid küsimusi tunneb või tunnetab, et ta ei ole ilmselt piisavalt tõsiselt selle teema peale üldse mõelnud. Et mis oleks selline nii-öelda kust alustada, kui ma nüüd tunnistan, et ma ei ole piisavalt selle teemaga tegelenud, et mis on see mõistlik viis alustada? No mõistlik viis on see, et sul on kõigepealt olemas teine sammas. See on ju kõige magusam oma rahale kohe 200% tootlus. No ma tean, et ei tohi nii öelda, aga nii on. Et alati saab ka seal panust tõsta. Nii et selles mõttes see riigi panus on seal hästi oluline. Ma ei tea, kas on võib-olla inimesi, kellele see tegelikult oleks abiks. Seleta korra väga lihtsalt lahti see sammaste süsteem, et kuidas see on Eestis praegusel hetkel korraldatud ja kuidas inimene saaks sellest nii-öelda maksimaalselt endale kasu. Nojah, meil on 3-sambaline süsteem, et esimene sammas on siis riiklik vanaduspension. See koguneb siis suuresti terve eluea jooksul. Seal on väga palju valemi komponente, nendest üks kindlasti on töötasu ehk mida madalam töötasu, seda väiksem on ka tulevane riiklik pension ja see on lubadus, et sulle seda makstakse. Ja teades, et meil demograafia on ikkagi selline, et noori tuleb peale vähem, siis see lubadus on väga selline hõrn. Ja see on kõigil olemas automaatselt? No see on ikka sellel, kes töötab Eestis, et kui ta tuleb nüüd üks päev enne pensioni Eestisse elama, siis ta sellist vanaduspensioni ei saa. Siis on teine sammas loodud siis aastal 2003 ja kes siis teise sambaga liitunud on, et üldjuhul on neil valitud selline skeem, et enda palgast 2% ja riik paneb enda poolt siis 4% juurde. See oligi see, mille kohta ma ütlesin, et sinu rahale tuleb 200% tootlus. Ja siis see raha investeeritakse sinu valitud fondis, sinu valitud strateegia alusel. Kas on võimalik, et see läheb kuidagi nihu, see investeerimine ja et see läheb väiksemaks? Investeerimine on alati selles mõttes ju riskiga, et kui sa tahad suurt tootlust, pead sa võtma ka rohkem riski. Aga kui sa oled noorem inimene, siis sul tulekski vaadata kõrgema riski suunas, sest et väga suur risk on koguda madala riskiga fondis 30 aastat. Siis sa võid kaotada raha inflatsioonile lihtsalt. Nii et normaalne on, kui vahepeal on tõusud langused, et kogumine ja investeerimine on pikk periood. Ja teine sammas, lisaks on 3. sammas. See ei ole Eestis veel nii populaarne kui võiks, et aga viimased aastad on ikkagi inimesed tähelepanu pööranud sellele rohkem. Seal on siis tulumaksu tagastus. Ehk et ma saan oma brutopalgast kuni 15% sinna investeerida ja riigilt saan siis kevadel tulumaksu tagastuse enda sisse makstud raha ulatuses. Ma teeksin ka siinkohal vahepeal ühe väikese sellise lihtsalt käe tõstmisega küsitluse, et te võite täitsa ausalt anda käega märku, et tõstke käsi need inimesed, kes tunnevad, et Eestis toimiv ja praegu kehtiv see pensionide arvutamise ja see sammaste süsteem on teile tegelikult ikkagi täiesti arusaadav. Te oskate nii-öelda neid sammaste kirjeldusi siis mõista ja te saate aru, kuidas toimib. Kes tunneb, et saab täiesti aru, tõstke palun käsi. No kuidas tundub, et ei ole nagu päris suure aitäh kõigile, kes märku andsid, et ei ole nagu päris vist kätemeri, et kuidas seda olukorda või kommenteerida ja kuidas seda parandada?
ma arvan, et rahatarkust tuleks hakata aina varem andma, et see rahatarkuse teema on Eestis küll väga popp praegult, aga küsimus on, millises vanusevahemikus ta popp on. Ma ütleks, et Laura, ütleme sinul, eks ju, sinu vanuses on väga-väga popp see rahatarkus, aga sinust natuke vanemad on jäänud juba rongist maha, me peame neid tagantjärgi harima, aga see tundub mingil põhjusel, et ei ole võib-olla nii huvitav neile ja nad satuvad väga tihti meile ka nõustamisele, nii et me teeme nagu pangas ka mõnes mõttes nagu rahatarkuse töötuba igale kliendile personaalselt ja siis ta ütleb, ahaa, nüüd ma saan aru. Ehk siis ütleme niimoodi, et sihuke väga personaalne lähenemine on alati see, mis aitab oluliselt rohkem, aga ma tahtsin jõuda sinna, et me peame nagu jõudma lasteni varem. Et see, et me käime koolides ja kulutame 45 tundi ühe kooliaasta jooksul. 45 minutit, vabandust, ja et anda talle rahatarkust, no sellest ei piisa. Et seda oleks vaja nagu palju-palju enam sisse põimida ja siiamaani ei ole suutnud veel mitte ükski haridusministeeriumi nõunik olla nõus sellega, et seda peaks võtma nagu eraldi ainena. Sest ma hakkasin ka mõtlema, et mida ma koolis õppisin pensioni kohta, on ju, ja nagu mingi tuluke ei hakanud põlema. Kindlasti midagi teadsin, et sambad on ju, aga pidin ise kodutöö mingi hetk ära tegema, on ju, ja vaatama neid riigivideosid. Fookus mujal. Muidugi oli. Aga Rita, ma vaatasin, et kui see käte tõstmine siin oli, siis sa niimoodi kuidagi arglikult niimoodi poolenisti tõstsid oma kätt. Et kas sa tunned, et ma ei tea, et kas see info on olnud raskesti kättesaadav või oled sa ise pigem olnud, ma ei tea, fookus mujal või kuidas sa ise tunned, et kas sa ise omad kõike vajalikke infot, et teha otsusi oma tuleviku kohta? Sa aga märkad kõike. Et tegelikult jaa, see oli üsna arglik käe tõstmine, sellepärast et keegi ei olnud mulle lahti seletanud niimoodi kolmandat sammast. Et mina teadsin seda, et kolmas sammas, see on sihuke riskivärk, et paned sinna raha sisse ja jumal teab, kuhu see pank selle sul investeerib. Et teine on ikka sihuke kindlam. Ja kui ma praegu kuulasin seda sinu juttu sellest kolmandast sambast ja kõik need tulumaksu tagastused ja kõik muud, siis ma mõtlesin, miks keegi mulle seda varem ei rääkinud, sest nüüd ma olen juba pensionil. Pole hullu, kui sul sissetulekuid on, sa saad ikkagi kasutada kolmandat sammast. Sul peab olema tulumaksuga maksustatavaid sissetulekuid. Me võime raha investeerida kolmandasse sambasse. See, et sa pensionil oled, ei ole mingi takistus. Hea teada kõigil ilmselt. Mul on ka väga konkreetne tööalane küsimus Katrinile. Kuidas näeb välja pensioni nõustamine ja kes on need inimesed või kuidas inimesed üldse saavad seda nõustamist või kuidas see kõik toimib? Kuidas nad saavad? No meie poole saab alati pöörduda igas kanalis. Me teeme nii telefonis, nii videos kui kontoris. Aga kahju on sellest, et inimesed väga ise ei pöördu. Et pigem on see, et me ise pakume nõustamist ja mida ma olen neid kõnesi saanud küll. Oled, eks ju. Ja kurb on see, et inimesed ei tea, et tasuta asi võib olla nii hea, elu muutev, elu päästev. See on tasuta, jah? Ja. No mina ei teadnud seda, võt. Just ja see ongi see koht, et tundub, et seda saab iga kell ja praegult mul on kiire ja tegelikult saab juba 10-15 minutiga ka elu muutvat nõustamist. Nii et pöördugu kõik ise ja küsigu kõik pangad tegelikult annavad seda, nii et ma ei saa öelda, et ainult SEB. Aga kui nüüd teha selline väike, ma ei tea, mininäidis nõustamine, oletame näiteks, et sa ei ole Lauraga varem kohtunud. Laura astub kabinetti, ütleb, et ma ei tea, mul on 4 minutit või ma ei tea, 6 minutit aega. Et mis on need esimesed küsimused või kuidas see seanss või see nõustamine välja näeb? No jah, 6 minutiga päris ei saa. Aga tahtsin öelda, et sa hakkad küsima mu rahaasjade kohta. Ma olin seda küll kirjas ja ma pean täna jagama. Kõik tuleb avalikult lahti. Kas muidu küsitakse täpselt, et mis su palk on ja kas see on kõik? See on äärmiselt oluline tegelikult, et mis su palk on, mis su kulud on. Sest et aru saada, mis su säästuvõime on. Teine asi, mis sa siiamaani juba teinud oled. Kas sa oled teise samba koguja, kas sul on õige riskitase valitud, mitu protsenti sa ise maksad, kas sul on kolmas sammas, et vaadata nagu kõigepealt olemasolevad asjad üle, kogemus üle vaadata, mida sa tead ja me ei saa nagu nõustuda niimoodi, et me lähme hästi kiiresti üle ja pärast, et sa ei saa arugi, mis sul tehti. Tegelikult on hästi oluline meie jaoks just südameasi, et sa pärast aruga saad, mis sul on, kuidas see töötab, kui tihti võiks nagu käia uuesti konsultatsioonis üle vaadata. Et see, kui ma kunagi tegin midagi ja nüüd on 30 aastat möödas ja pensionipäev on käes, ma võib-olla ei ole rahul sellega enam, aga need tuleb üle vaadata. Mul tuleb siis küsimus, kui ma siin nõustamises olen, et paljud minu eakaaslased räägivad, et nemad ei mõtle pensionile just sellepärast, et nad on kindlad, et nad suudavad teenida rohkem kui see, mis riik sulle annab. Et mis sa selle peale ütleksid siis mulle? Sa mõtled esimest pensionisammast, mida riik annab, riiklik pension. Et nad suudavad teenida rohkem pensionieas
ei, et nad suudavad teenida nagu selle 30-40 aastaga nii palju raha, et neil ei ole isegi pensioni vaja. Et nad investeerivad ise põhimõtteliselt. Okei. No absoluutselt kõik finantseksperdid üle Eesti ütlevad kõigepealt kasuta ära maksusoodustusega investeerimine ja siis, kui sul veel raha üle jääb, pane kuhugi mujale. Aga teine sammas ja kolmas sammas on mõlemad tulumaksusoodusega. Ühe puhul sa lihtsalt ei näe seda soodustust, sest sul kohe nagu arvestatakse palgast juba selliselt, et ongi tulumaksuvaba. Kolmanda samba puhul sa saad tagasi, nii et mõlemad on tulumaksusoodustusega investeerimised ja mitte kuskilt mujalt ei ole tulumaksusoodustust Eestis saada. Nii et kui raha on nii palju, et veel investeerida, palun anna tuld. Me oleme siin vahepeal läinud väga praktiliseks oma nõuannetega, aga kui ma korraks tuleksin ikkagi tagasi ka selle juurde, et me oleme eelkõige lubanud rääkida sellest, millised on väljavaated ja millised on iseloomulikud jooned just naiste puhul, siis ma küsiksin jälle, Rita, palun kehastu jälle psühholoogiks, et kas naised kuidagi käituvad, ma ei tea, vähem enda peale mõtlevalt või kas nad pigem, ma ei taha sulle nüüd sõnu suhu panna, aga et kas naised kuidagi suhtuvad endasse vahel isegi võib-olla liiga väikese tähelepanuga ja teevad otsuseid pigem, mis on siis, ma ei tea, laste huvides või ma ei tea, mõne teise pereliikme huvides, et kas selline pool on ka naiste suhtumises oma tulevikku? No sa vastasid tegelikult ära, et see aplausi selle peale muide. Ja sinu küsimus sai aplausi. Loodame, et nad tulevad nüüd kõik siia ja saavad targemaks, veel targemaks. Aga siin on vastus sees. Ma võib-olla, ma ei tea, Laura äkki oskad toetada, aga mulle tundub, et nooremad naised oskavad juba ennast natukene rohkem esikohale seada või natukene rohkem selle üle mõelda. Minu põlvkonna, ma räägin küll enda eest ja võib-olla oma tutvusringkonna eest, olles sellest võib-olla mõne inimesega natuke arutanud, siis kõigepealt on ikkagi lapsed, partner, kodu ja kõige viimasena oled sina ise. Vähemalt meie vanuses või minu vanuses oli nii ja võib-olla natuke noorematel ka. Et tegelikult kogu see sinu aur läheb selle peale, et sa tegeled nende lastega ja tegeled selle koduga ja tegeled selle perega ja paratamatult täna on meil olemas emapalk. Minu ajal ei olnud mitte mingisugust emapalka ja sa pidid olema selle lapsega siis täpselt nii palju, kui sa said seal kodus olla, kellel oli võimalik kõrvalt teha mingeid asju, kellel ei olnud. Et tegelikkuses see sunnitud pausid käivad minu põlvkonna ja natuke nooremate põlvkondade juurde, mis tegelikult pensioni vaates kuidagi ei mängi nagu naiste kasuks. Üldsegi mitte. Ja kui on veel sellised vanemad, kelle eest tuli võib-olla hoolitseda või mingid sellised ootamatud, siin ma kuulen, kas on mingi puudega lapsed või haiged lapsed või kõik see raskus läheb ikkagi paratamatult naiste peale. Naised on, kui me võtame see primaatide aja, siis nemad on ikkagi seal koopas ja hoolitsevad selle koopa ja selle lõkke eest ja nemad olid korilased, korjasid oma marju seal ümber koopa ja mehed olid kütid ja käisid seal mammutit küttimas. Et see on juba läbi aegade nii olnud, et mehed on rohkem investeerivad, teevad, toimetavad, on julgemad ja naised on fokusseeritud rohkem kodule ja midagi ei ole teha, see maksab pensionieas kätte, ütlen ma oma kogemusest. Ma võtan siia vahepeale sisse ka ühe publiku seast tulnud kommentaari või õigemini sellise, võib-olla isegi väikese märkuse või kriitika meie vestluse suunas, mille ma võtan täiesti omaks või me võtame ilmselt täiesti omaks kõik. Ma tuletan siinkohal ka meelde, et selle kommentaaride kirjutamise võimaluse siis nii-öelda teekond on see QR kood. Te saate selle skännida ja selle kaudu on siis võimalik anda nii küsimusi või esitada küsimusi kui ka jätta kommentaare. Ja me oleme saanud kommentaari, et tuleks mõelda tervena elatud aastatele. Paljud ei saa tervise tõttu olla töötavad pensionärid. Et see on siis selline tervisest tulenev sundseis, et ei saa tulevikus või ei saa siis olla ette kindel, et on võimalik alati olla aktiivne ja töökas pensionär. Et ma ei tea, kas kui ma näiteks Laura sinu käest küsin, et väga vähe tõenäoline on, et 20-aastased üldse mõtlevad selle peale, kui sa ütlesid ka, et sinu sõbrad pigem usuvad, et nad suudavad ise oma siis aktiivsete aastate jooksul koguda nii palju, et ennast ka siis toetada vanemas eas. Mõte on õige tegelikult. Ja, aga kas sina üldse, ma ei tea, või sinu sõbrad kujutaksid ette, et nad peaksid üldse mõtlema sellistes kategooriates, et äkki tervist
ei jätku ja ei saa olla nii aktiivne nii kaua, et kas kõik need asjad on üldse nii-öelda väga kauged sinu sõpruskonna jaoks? ma arvan, et inimesed, kes on näinud võib-olla lihtsalt mingid näidet kõrvalt või oma mingitel pereliikmetel, siis hakkad sellele mõtlema. aga me ei räägi sellest, eriti kui noored veedavad aega ja sotsiaalmeedias me sellised teemad, et üldse pension ja siis, kui sul on mingi tervise tõttu mingi paus kuskil elus ja siis sa ei saa võib-olla üldse pensioni ja kõik see, sellest ei räägita. Mistõttu ma arvan, et me noortena peaksime just hakkama nagu kindlustama seda, et kui juhtubki midagi tervisega ja see hirm on ju alati ja see risk on alati olemas. Et ma arvan, et kui isegi mul on võimalus oma platvormil jagada seda, et hakake nüüd mõtlema, et me räägime investeerimisest, et aktsiad, ETF-id, kõik muu, aga tegelikult pension on ju see koht, mis oleks kõige parem investeerimine. Ja. Rita, kuidas sina kommenteerid, et kas inimesed pigem ja me räägime täna eelkõige naistest, kas nad kuidagi on piisavalt, ma ei tea, siis ettevaatlikud või kas nad arvestavad ka sellega, et kõik ei pruugi alati minna ideaalselt või kuidas tavaliselt inimese, ma ei tea, aju või mõtlemine sellises olukorras toimib? See on, kes iganes selle kirjutas, see on väga-väga hea tähelepanek, et see fookusesse tuua, sellepärast et kui me igapäevaselt toimime nii nagu me toimime, siis see on meie jaoks normaalsus. Ja mitte keegi ei mõtle selle peale, et aga mis siis, kui juhtub. Ja kui kellegiga meie lähedastest midagi juhtub, siis meil on see kaitsesüsteem, et temaga juhtus, aga minuga ei juhtu. Et paratamatult me ei mõtle selle peale. Iseenesest on see inimlik ja arusaadav. Aga teisest küljest me võiksime tegelikult selle peale nagu varakult mõelda. Nii et see on väga hea, et see fookusesse toodi. Mina täna olen väga õnnelik, et ma saan töötada edasi, aga tõesti, kui ma ei tahagi nagu selle peale mõelda, aga mis siis juhtub, kui ma ei saa töötada edasi. Et see on selline ebamugav asi, mida tahaks nagu vältida. Ma olen ise enda jaoks mõelnud selle, et mul peab olema varu 4 kuuks. Ma olen mingisuguse teadmise endale kuskilt võtnud, et mul on 4 kuu toidu ja rahavaru. Kus see tuleb? Võib-olla ma olen sõjajärgsete vanemate laps, et kuskilt see on tulnud, eks. Aga ma soovitaks seda tegelikult kõikidele, kaasa arvatud muide ka 4 kuu veevaru mul nüüd ei ole. Aga veevaru mul ikkagi natukene on. Et selles mõttes, et see ei ole see, et varu enne maru, mis praegu räägitakse ja mis on väga mõistlik, et räägitakse. Aga see on kuskilt juba varasemalt olemas. Nii et kui mul on olemas 4 kuu finantsivaru, siis mul on võib-olla mingi puhver midagi välja mõelda, eks ju. Aga väga valus teema, väga õige teema. See näitab veel rohkem, et tuleb selle peale väga varakult mõelda. Et olla valmis, jumal teab, mis elus ette tuleb. Rita vastus annab mulle väikese mõtte, et taaskord teha üks selline käetõstmisvoor. Et ma nüüd ei sea seda piiri, et ma küsin, et kellel on 4 kuu varu. Aga ma küsin siis nii, et kellel on kasvõi väikenegi, ütleme, ma ei tea, 1 või 2 kuu tagavara, mis siis puudutab nii pangaarvel olevat raha kui ka seda, et kodus on siis nii-öelda, ma ei tea, esmavajalik toidupoolis mingisugused esmatarbevahendid olemas. Et olge head, andke käega märku, kui nii-öelda 2 kuud on teie jaoks garanteeritud nii raha mõttes kui ka siis koduste varude mõttes. Et kellel on, siis tõstke käsi. No vist jälle jah, mitte küll kõik, aga võib-olla äkki 2/3 ütleks hinnanguliselt, et mulle tundus, et siin kaaspanelistid pigem olid positiivselt üllatunud või kuidas sulle tundub, kas eestlane on tegelikult, ma ei tea, ettenägelik ja kas ta tegutseb selles mõttes läbimõeldult, et on olemas väikene varu siis kas kodus, ma ei tea, toiduaineid või pangaarvel? Ma seda toiduainevaru pole käinud kellelgi kontrollimas, ise küll puhkuse ajal 300 liitrise jääkirstu koristasin ära ja leidsin, et mul on väga palju toiduvaru, mis on nii vana, et läks ära viskamisele, nüüd mul enam toiduvaru ei ole. Aga raha osas ma tean, et inimestel on alati hirm, et midagi võib juhtuda. Ja mul on tunne, et see rahavaru võib olla rohkem kui 4 kuud, aga nii kaua, kui ma investeerimisnõustajana töötasin, ma ütlen ausalt, see raha on pensionäride käes. Et noorel inimesel rahavaru peaaegu, et ma ei näe. Et see on, mida nagu ütleme aeg edasi, seda rohkem on inimesel just see, et ma mõtlen tuleviku peale, nagu sa Rita ka mainisid, et 50-ndast hakkas mingi tunne tekkima. Et ma ütleks ka, et rohkem 50+ nende käes on rohkem rahavaru ja investeerivad ka väga tihti suuremaid summasid just need, kellel on see 65+ vanus.
aga tohib, ma ütlen ühe asja veel, mul ennem jäi nii kripeldama, et kui Rita ütles, et 4 kuu varu, siis ma ütleks niimoodi, et ma ei taha norida, et vähe, aga tegelikult on üks reegel ka, et kui sa oled pensionil ja ei tööta, siis võiks olla mingi 1-2 aasta kulutuste jagu, sest sa mainisid ka, et kui peaks midagi juhtuma, aga kui juhtub tervisega ja sa enam kunagi tööd teha ei saa, siis 4 kuu varu saab tegelikult väga kiiresti otsa. Nii et tegelikult peaks mõtlema nagu vähe pikema sellise tagavara peale, aga mitte toidu osas ilmselt, et see lihtne. Ja tolles korraga selle sama küsimuse juurde, mis siin vahepeal ka sulle tuli, eks ju, siis mulle see mõte meeldib, et investeeri endasse, et mitte ainult nagu pensionirahasse, vaid reaalselt minule väga meeldib nagu see mõte, et investeeri enda teadmisse, investeeri headesse suhetesse, investeeri tervisesse. Et liikumine, toitumine, kõik on tegelikult oluline, vaimne tervis ka, nii et. Kuidas siis raha pensionile jääb? Kus see siis raha pensioniks tuleb, kui noorena tahad kogu aeg reisida ja ennast harida ja sõpradega hängida, aga siis ei jäägi raha üle ju, et mida ma loovutama peaks? No tegelikult eelarve tegemine on muidugi ääretult oluline, et aru saada, kuhu raha kulub. Kas ma pean reisima nagu 5 korda aastas või piisab 2 korrast? Kas või on, mina olen 6 aastat vahepeal teinud pausi üldse reisimises, sest mul oli väga suur eesmärk saada suurem summa kokku millegi muu jaoks. Et olles ise ka kunagi nõustaja, ma saan öelda, et väga palju kliendid ütlesid, mul ei jää üle. Ja kuna minu roll on temaga koos vaadata ka üle, et kuhu sul siis kulub. Ja kui ma tunnen suitsuaisu ja ma näen, et sul kulub 2 pakki suitsu päevas, sorry, kui keegi niimoodi praegu haavata saab, aga ma näen, et raha kulub kuhugi ja see on ebatervislik ka veel, eks ju. Et see ei olnud nüüd see investeeri endasse teema, ehk jätta 1 pakk ära, investeeri selle asemel. Ma oma isaga tegin niimoodi, ta ütles, et tal ei jää raha üle ja ma ütlesin, et 1 paki raha läheb praegult pensioni 3. sambasse ja ta oli väga õnnelik ja ta ostis sellest kunagi endal ka auto välja ja hakkas uuesti koguma, nii et selles mõttes kõik on hästi, aga kulutusi on ka selliseid, mille kohta ütleks, et ei ole mõistlikud või et on emotsiooniostud ka. Ma kohe sõna Laurele ka, ma veel täpsustaksin, et see on tegelikult väga huvitav teema, kui sa nõustajana vaatad üle neid klientide nii-öelda kulude rivisid. Ma saan aru, et sa tõid selle näite suitsu ärajätmisest, aga mis on veel sellised salajased rahaneelajad, mida võib-olla inimesed ise ei taipa ega märkagi, kui palju nad võtavad, et kas sa saad tuua veel neid näiteid? Ma ei taha neid kuulda. Ei, ma ei hakka nimetama küüsi ja asju, eks ju. Aga kui need on vajalikud tööks, siis loomulikult enesetunne on ka ikka midagi väärt. Ise investeerid enda heaolu. No ei ole veel teinud kunagi neid, aga saan kuidagi hakkama. Täna ma näen ühte asja veel iseenda pealt panin tähele, kuna ma 3 korda kuus eelarvet ja jälgin seda, siis olen ma igasuguseid subscription'eid endale teinud, mida ei kasuta ka. Näiteks? Ja ma olin nii vihane üks päev enne palgapäeval, ma nägin, mul läks 105 eurot mingi trenni äpi peale ja ma arvasin, et ma olen selle ammu juba tühistanud ära. Tagasi raha ei saa. Ja sa ei kasutanud seda? Ei, mitte kunagi. 105 eurot kuus? Ei, 105 eurot läks nagu aastamakse tuli, ennem oli tasuta, saad aru. Ja siis tuli nüüd see päev. Ja renew'i päev tuli 105 eurot. Ma oleksin võinud selle investeerida. Kas ma võin sulle ühe nõuande anda seoses toiduga? Tegelikult soovitatakse niimoodi, et pane nad niimoodi ilusti järjekorda selle säilivustähtaega järgi ja söö eest ära ja osta juurde. Mitte, et sul on kirst täis mingit toitu ja siis 3 aasta pärast vaatad, et ups, kõik on paha. Nii et mõtle, kui palju raha sul sinna alla jäi. Tegelikult oli pool täis karulauku, nii et tegelikult ei läinud väga hullusti. Aga kui sul on selline kirst, kus sa nagu kogu aeg laod ülesse, siis sa ei näe, mis on all. Ma saan aru, et sul on midagi sellist, siis sa näed, mis sul on. Nii et kirstu ülesehitus on ka väga oluline. Jah, ma olen lihtsalt kuulnud inimesi, kes ostsid siin endale neid konserve ja makarone ja kõike kokku ja siis avastasid, kuidas kõik on aegunud. Et siin on lihtsalt 1 nipp, kasuta eest ära ja too siis juurde. Ja see on nagu riietega, et ära osta uusi asju, müü ennem 1 eest ära, siis kui kapis ruumi tekib, siis alles osta. No ja, aga need kriisivarud on ju sellised, mis ei ole nagu siuke värske toit, mida ma tahaks eest ära süüa. Need kriisivarud on sellised, mida ma tavaolukorras ei taha kunagi süüa. Ma tegelikult teeksin, väga tore on, kui see vestlus niimoodi hakkab siin oma elu elama, aga ma teeksin väikese tagasihüppe, et me rääkisime siin nendest 4 kuu või siin kuidas kellelgi varudest, mis on inimestel liiga väikesed. Me saime aru, kõigil on liiga väikesed. Aga Laura, sina oled meie näide 20-aastane. Mitme kuu varuraha sul on kontol ja kas sul üldse on või on sul see kuidagi, kuidas sina nii-öelda planeerid oma tulevikku? Ma pean nüüd tunnistama, ma ei ole kulusid-tulusid teinud selle suve kiirusega 2 kuud, nii et ma jään teile vastuse
võlgu, kujutad sa ette. aga ei no seda ma tean, et homse päeva ma elan üle ja ja ülehomme tuleb juba raha peale. ja just nimelt äkki on ju niimoodi mõtlema. aga ma olen ikka väga teadlik ja mul on väga vedanud, sest mul on olnud privileeg hakata töötama nii noorest saati ja säästa raha, on ju, aga väga paljudel noortel ei ole see võimalik ja mina tean, pooled minu sõbrad ja sõbrannad, neil pole üldse isegi varusi, et nad elavadki üks päev korraga, mis paneb nagu asjad ka minu jaoks perspektiivi, on ju, ja siis proovin endaga pensionist rääkida, et see nagu ei tule kõne allagi, on ju. kas sa võiksid meid ka valgustada, et kuidas üldse tänapäeval, no võib-olla sa ei ole selline keskmine näide, aga kuidas 20-aastased üldse finantseerivad oma elu, et kas pigem 20-aastane, noh, oletame, et ta näiteks õpib veel kusagil midagi, et mil määral või millises mahus vanemad toetavad või kas noored käivad kooli kõrvalt tööl või teevad nad mingisuguseid, ma isegi ei kujuta ette, mis kõik need sotsiaalmeedia poolt pakutavad võimalused on teenida, et kas see on kerge, see vist ei ole niisama, et sul on 170 000 jälgijat Instagramis. ma nende kõigiga ei jõua rääkida, kuidas neil seis on, aga ei. Igasugu noori on ja ma arvan, et ikkagi tegelikult enamik ju õpib ja minu vanuselt just me õpime, siis võetakse õppelaenu, proovitakse sellega oma üür ära maksta, kui sa ei ela oma vanematega, siis sa tahad veel sõpradega hängida, läheb selle peale raha, võib-olla küll lähete kõige mingi soodsamasse baari või midagi, siis saad reisida, on ju, et näidata kõikidele oma sõpradele, et vau, ma olen ka äge, on ju, tänapäeval on mingi sotsiaalmeedia asi, et sa pead, no ise töötan seal, aga et nagu pead kuidagi kureeritult näitama oma elu, kui äge sa on ja sellele raha kulutama selle eest, et mitte näidata ja panna see näiteks kuskil oma mingi säästudesse, on ju. et sellised asjad, aga ikkagi noored töötavad kooli kõrvalt ja aega üle ei jää, et midagi muud teha, selles mõttes, et enamik on ikka nii. Katrin, järgmine küsimus oleks sulle, kui me taaskord üritame natukene kuidagi aru saada, et kas naised käituvad erinevalt kui mehed. Et siis kui võtta kasvõi seesama pensioni nõustamine ja oma tulevikule mõtlemine, me natuke tegelikult Ritaga seda teemat arutasime, et naised kipuvad tihti väga palju mõtlema teiste pereliikmete heaolu peale, aga kuidas üldiselt on noh, siis ma ei tea, kasvõi investeerimisjulgus või üldse valmidus teha mingisuguseid suuremaid finantsotsuseid, kuidas on see võrdlus kahe soo vahel? Just, üks asi on jälgida konto väljavõtet naistel, siis nad kulutavad laste peale oluliselt rohkem kui mees, mis tähendab, raha jääb vähem ja kuna palk on tihtipeale, oleme ausad, naistel väiksem Eestis ja väga tihti on valitud amet, mida on mindud õppima, mis annab juba väiksema palga, näiteks meditsiinitöötajad, haridustöötajad ja nii edasi, et seal on juba väiksem palk, nii et selline säästmisvõimekus on oluliselt väiksem naistel juba. aga kui hakata mõtlema, et kuidas nad investeerivad, siis naised tõepoolest on rohkem valmis säästma mustadeks päevadeks või millegi jaoks. Ja säästmine siis hästi nagu konservatiivselt, see tähendab, me ei riski selle rahaga, seda võib vaja minna. Ja tihtipeale nad tahavad ka oma pensioni investeeringuid teha ilma nõustamiseta, nad teeksid pigem nii, et oi, selle rahaga me nüüd ei riski, eks ole. Et seda ei tohi ka oodata, aga see on selles mõttes hästi suur risk, vastupidi, et kui raha panna lihtsalt kontole, siis seda juba inflatsioon hakkabki sööma, nii et see on tegelikult suurem risk kui investeerimine. Aga jah, et väiksemaid summasid pannakse üldjuhul, mehed panevad suuremad summasid ja üleüldse huvitav on ka see, et naised peavad minema koju tihti veel mehega arutama, aga mehed ei pea kunagi minema koju naisega arutama, kas ma hakkan investeerima ja raha koguma. Kuidas on naiste puhul tegemist, noh, sa natukene sellele võib-olla vastasid ka sellise otsustamisjulgusega, et ma ei tea, mulle millegipärast jääb mulje, et sina, Laura, oled pigem äkki nagu keskmisest julgem inimene või? Olen küll, jah. Just, aga kuidas üldiselt on, et kas on nii, et on ikkagi selline suur kogus mingisugust ettevaatlikkust ja sellist noh, et ikkagi kaalun ja mõtlen ja küsin kodus nõu ja no kunagi tundus mulle, et rääkides nagu suurte summade investeerimisest, et siis mehed julgesid seda rohkem teha, aga tihtipeale nad ütlesid, et nad lähevad sõbraga, arutavad läbi saunalaval ja tulevad tagasi ja kui sõber kiitis heaks, siis ütlesid, et teeme ära. Et naised on nagu pigem sellised mitte suure summaga, vaid võib-olla rohkem selliste step by step isikeste maksetega tahavad vaadata, kuidas see asi töötab. Kui nüüd hakkabki turg kukkuma, kui palju ma kaotan, kas ma elan selle üle, mis tunne mul on, mis emotsioon mind valdab, et nad võib-olla rohkem lähevad natuke seda emotsiooni taga ajama, et nad hirm on, et raha kaob kuhugi. Ja kui mõelda nagu erinevad vanuserühmad, siis tegelikult mida noorem
siis juba rohkem ka seda riskijulgust on ja on arusaamist, et ma peangi riskima selle nimel natukene rohkem, et raha teeniks rohkem. Ja ütleme, et 45+, seal on nagu seda selgitamist oluliselt rohkem vaja, et mis asi on aktsia, mis asi on võlakiri, mis asi on fond, mis asi on ETF, mis asi on risk, mis asi on inflatsioon. Et noh, täiesti nagu ma ütlen, ABC tuleb kõigepealt läbi teha tihtipeale 45+ vanuses klientidele, et nad saaksid aru ja ütleksid, okei, let's do it. Ja noh, ütleme niimoodi, et ka nagu noh, kui keegi ütleb, et issand jumal, inflatsioon, ma ei saa investeerida, see sööb kõik ära, on ju, siis küsid, kui suur see on. No ma ei tea, mingi 2, noh nagu see oleks midagi väga hullu, 2% inflatsiooni on väga normaalne, enamus pensionifonde on ajaloos ületanud ka seda inflatsiooni ja kasvatanud raha, nii et ei maksa nagu nii väga hirmu ka tunda. Rital oli siin sõrm püsti vahepeal. Jah, korraks, et me sünnime tegelikult ju erineval ajal erinevasse teadmise ruumi, eks ju. Laura on sündinud teistsugusel ajal, tema selline taustsüsteem on juba see, kus räägitakse finantstarkusest ja kõigest muust sellisest asjast. Minu põlvkond ja natuke nooremad, nagu sa tõid välja siin 45+ ja kõik muud, nende taustsüsteem ongi selline, et sa hoiad, mõned veel vanemad võtavad ka seinasest raha välja, sest pankasid ei saa usaldada, et ikkagi sukasääres peab seda raha hoidma, on ju. Minu põlvkond tegelikult ikkagi mõtleb rohkem selle peale, et sul on pangakonto see raha, sa saad mingisuguse protsendi, aga see on konservatiivsem mõtlemine. Aga see tuleb ju väga palju sellest, et meie ajal sellest ei räägitud. Et täna räägitakse, inimesed on rohkem ettevalmistatud selleks, et see ka siin toimub, inimesed hakkavad rohkem mõtlema. Minu ajal sellest keegi ei rääkinudki. Noh, eluiga oli ka lühem, eks ju. Nii et selles mõttes see 45+ inimesi ongi olnud teises infoväljas lihtsalt. Mitte midagi ei ole teha ja siis, kui sa hakkad selle peale mõtlema, siis sa oled juba, vana. Ma võtaksin tegelikult, aitäh Rita selle mõtteavalduse eest, ühest sinu sõnast kinni, mida ma tegelikult plaanisin ise siia vestlusesse sisse tuua ja heita, Katrin, selle nii-öelda pallina sinule. See sõna on sukasäär. Et kuidas sina nii-öelda pangatöötajana ja nõustajana suhtud sellesse, et selge on see, et on ikkagi ju inimesi, kes tõesti, nagu Rita tõi välja, lähevad palgapäeval ja võtavad raha seinasest välja, kas siis usalduse puudusest või harjumusest. Et mida arvate sellisest nii-öelda siis sõna otseses mõttes sukasäärde raha kogumisest? Neid sukasääre kogujaid olen ma muidugi 22 aasta jooksul näinud, et tuuakse siis ka vahest kord elus neid rahasid panka vaadata, et kopitavad. Koid on sees ja on olnud ka olukord, kus ongi pool ära põlend, sest seda on hoitud ahju kuskil, ma ei tea, kuhu topitud peitu ja siis lapsed pärisid maja ja panid ahju tule ja kogu elu säästud põlesid ära, nii et päriselt öeldakse ka, et raha võib korstnasse panna. Aga sukasäärde kogumine iseenesest tähendabki seda sama, mis pangakontol hoidmine mõnes mõttes, et me anname selle raha inflatsiooni kätte. See on see asi, mis hakkab siis seda sööma ja kui sa ei taha, et sinu raha süüakse, siis tulebki mingi osa investeerida. Loomulikult see osa, mis on see, mis sa ütlesid 4 kuud, et võiks olla ja poole aasta, miks mitte, et päris mitme kuu sissetuleku jagu raha kindlasti peabki olema hästi turvaliselt. Et seda ju ei investeeri, mida sul võib minna igaks juhuks äkki vaja ootamatult, sest kui sa hakkad ootamatult raha vajama ja maha müüma investeeringud, mis võivad olla ootamatult samal hetkel halvas seisus, kui sina oled halvas seisus, tihtipeale satuvad need kokku, et siis sa võid küll kaodata, nii et raha tagavara olgu turvaliselt. Ja. Kas mängida saab sellega, mis on üle? No just see, millega sa saad mängida, et mis sul ei ole eluks nagu hädavajalik järgmise, ma ei tea, 4-5 kuu jooksul natukene mängida, aga selles mõttes rääkides nagu investeerimisest pikaajaliselt, et kuna seal on riskid ju suuremad, et kui sa tahad rohkem teenida, siis tuleb rohkem riski võtta, siis seda raha ei tasu investeerida, mida sul on lähimate aastate jooksul vaja. Laura. Aga see on nii huvitav, et mul läks ka oma kogemus, et nii kaua aega, et hakata investeerima. Jah, noored juba rääkisid sellest ja kuulsin sõpradelt. Aga mul tekkis ebamugavustunne sellest, et mul ei ole kontrolli oma raha üle selles mõttes, et kui ma oma kontol näen, siis ma ise kontrollin, palju kulutan ja palju teenin. Nüüd anda see nagu selles mõttes kellelegi või et nüüd see läheb kuskile mängu ja ma võtan seda riski on nii suur ja samamoodi oma pensioniga panna see kuskile fondi, tundub nagu, et ma ei julge seda lasta oma nagu sellisest kontrollivuse alast nagu välja otses mõttes, et nagu kuidas sellist suhtumist võib olla muuta või mida nagu teha? Ma küsin lihtsalt siia juurde, aga ma julgen osta näiteks, ma ei tea, Apple'i aktsiaid. Mis iganes sa ütled, olen täiesti nõus.
sinna meelevalda ja nagu ainult ühe kaardi peale panustada julgevad, eks ju. Et noh, fondi osta on selles mõttes 100 korda ohutum, et see on noh, kuidas ma ütlen, nagu ühepäetoit, kus on sees väga palju erinevaid komponente, et kõik ei lähe korraga pahaks. no vot, aga siis nagu jällegi, kui räägitakse, et suur risk, ei taha seda riski võtta, aga võib-olla see risk polegi nii suur siis, kui mingi ühe fondi ostad või midagi sellist, et see on hästi huvitav, kuidas seda teemat kommunikeeritakse noorteni. Ma tooksin siia veel ühe sellise, ma loodan, et see tasakaalustab ka seda vestlust ja võib-olla ka mõne kuulaja jaoks nii-öelda muudab seda realistlikumaks. Et me oleme päris palju rääkinud ikkagi sellest vaatenurgast, et peaks olema noh, kas siis 4 kuu või vähemasti mitme kuu tagavara ja et võiks teha investeeringuid ja nii edasi. Aga kindlasti on inimesi ja mida me ütleksime neile, kes vaatavad kuu lõpus, kas nad üldse tulevad välja selle rahaga, mis neil on kasutuses. Et me ei saa teha siin laval nägu, et selliseid inimesi ei ole. Ja, huvitav fun fact. Meil on tunne, et väiksema sissetulekuga inimesed on tihtipeale nagu rohkem, kuidas ma ütlen, mina ei saa investeerida tüübid. Mul on täpselt vastupidine arusaam olnud 22 aasta jooksul. Mida rohkem kuldne klient, seda suuremad on tema kulutused ka. Mis tähendab, et kui palk tõuseb, võetakse ka rohkem laenusid ja liisinguid, et osta ägedamat autot või suuremat maja ja suuremat korterit, mis tähendab, et tihtipeale madalama sissetulekuga inimesed on palju distsiplineeritumad. Kas või 10 eurot kõrvale panema, kas või 10 eurot oma tuleviku tarbeks panema, kui need, kellel tundub, et raha pealevoog on kogu aeg hästi suur ja kindel. Et tegelikult on see väga-väga huvitav, et mõlemas valdkonnas on inimesi, kes ütlevad, ma ei suuda säästa. Ka väga suure palgaga inimesed tihtipeale ei suuda säästa, kui nad on võtnud endale väga palju kohustusi ja lisaks on neil ka selline elustiil, mis vajab tohutult ütleme finantseerimist. Aga milline see universaalne nõuanne siis ikkagi oleks, et kui näiteks on nii, et me rääkisime natukene kujundlik näide, see suitsu ärajätmine, et see on selline märkamatu kulu, mis tuleb iga päev ja mis lõpuks kasvab selliseks kuu lõikes suureks numbriks. Aga milline oleks selline või mis on kõige universaalsem nõuanne inimestele, kellel tundub, et nagu kogu aeg kuu lõpus on see konto ikka väga-väga tühi. Et mis on need tavalised vead, mida tehakse kulutamisel? Kulutamise vead. Mina ütleks niimoodi, et asi algab eelarvest. Ma ei tea väga paljusid inimesi veel endiselt, kes teeksid eelarvet. Nad arvavad, et eelarvet teeb riik. See ei ole nende asi. Tegelikult peaks eelarvet igaüks tegema. Sina teed oma kuu Ma ütlesin, ma teen 3 korda kuus. Et ma tšekkan üle ja vaatan, kui tuli mingi ootamatus sisse, kuidas see mõjutas minu ülejäänud kulutamise võimalusi. Kuidas see tehniliselt välja näeb? Kas see on sul kusagil arvutis? Mulle meeldib Excelis. Need on keskkondi on tohutult palju. Kaua see aega võtab sul? Üldse ei võta. Nagu ma mõtlen, et ma olen proovinud teha. Laupäeval, mingi kohvi teed hommikul ja vaatad korraks üle. Ma olen ka teinud, oli moes teha eelarvet on ju. Või okei, sotsiaalmeedias nägin on ju. Ja hakkad tegema seda Excelit tühjast või template'i võtta, okei, aga sa hakkad seda tegema. Sul võtab selle kujundamine, värvi valimine mul juba mingi 4 tundi. Ja ma ei jõuagi rahani. Okei, ma soovitan hästi ametlik keskkond on minuraha.ee. See on riigi keskkond. Sealt on võimalik võtta pereeelarve Excel. Seal on igasugused võimalikud kuluartiklid juba ette pandud, et kui sul nagu üldse ei teki nagu ideid, mis kulud võiksid sul olla või tulla. Et vaatad, teed selle järgi ja väga mõnus, arvutab kõik sul kokku. Aga ma ütlen jah, et minu jaoks algab alati asi eelarvest. Et kui keegi ütleb, et tal ei ole võimalik, siis palun teeme eelarvet, jälgime sinu viimase 6 kuu kulutusi ka ja vaatame sealt hakkame, mis see muster on. Ja kas jookseb midagi välja, mida saaks ära jätta, mida saaks vähendada? Kas sa teed ringi oma teenuse pakkuja näiteks? Või oled sa harjunud olemas kuskil, kus on hästi kallis, Telias kuskil või vaata, mina olen ringi liikunud, ma läksin Elisasse, ma sain poole odavama on ja miks ma maksan üle? Mul tuli just sellega praegu näide, mis juhtus eile. Ma sain aru, et mu kodu internet on nagu mega kallis, sest ma hakkasin küsima oma sõbrannadelt või sõpradelt, palju teie kodu internet on ju. No see oli võib-olla nii, igatahes 35 eurot. Ja siis ma kuulsin, et mu sõbrannal on 18 ja ma mõtlesin, vabandage, miks ma võtsin kõige soodsama paketi. Ma mäletan, kui ma kolisin, ma ei tahtnud üldse raha panna internetile, ma proovisin mingit hotspoti värki, aga ei toiminud. Ja siis ma kirjutasin lihtsalt suvalise meili Elisale, et tere, ma olen tudeng, kas ma saan soodustust? Ja siis helistasid, et muidugi saad, et tuleb lihtsalt küsida ja nüüd ma sain 10 eurot rikkamaks iga kuu. Ja kui sa küsid, kas sa läheb investeerimisse, siis ei tea. Võib-olla sa investeerid selle kuidagi teistmoodi endasse. Jah, iseenda hea olla, väike kohv hommikul jalutad on ju. Aga jah, et tegelikult nagu tuleb küsida ja leida mingeid viise, kus kasvõi see 10 eurot panna nagu kasvama.
jah, mul lihtsalt tuli üks asi muide veel meeldetuletuseks või kes ei ole piilunud, siis siin meie telgi nurga juures on üks selline ilus stend, kus on ümbrikud ja sinna saab jätta selliseid pisikesi mõtteid. See sõnastus oli vist, et mida te ütleksite või kirjutaksite 65-aastasele iseendale. Sinna stendi kõrval on ka selline vastupidi just, et see sõnastus on seal täpselt olemas, nii et kellel on tunne, et tahaks sinna väikese jälje endast maha jätta, siis saate teha ka. Ma küsin nüüd või teen vahepeal sellise ringi, et ma küsin meie panelistide või esinejate käest selle meie tänase vestluse kohta, et mida on keegi kaasvestleja öelnud või mis on siit selgunud, on teie jaoks olnud kas kasulik või üllatav või naljakas või mis on tekitanud sellist kuidagi reaktsiooni, et ma tahaks sinult ka küsida, sina oled siin meilt küsinud nii palju. Jah, ma tegelikult pean ausalt tunnistama, et ma ka ei ole võib-olla selline kõige mõistlikum sellist igapäevaste väikeste kulutuste tegija. Ma ei ole julgenud mitte kunagi kokku arvutada, et kui ma kulutan näiteks iga päev, no kasvõi ma ei tea 4 eurot selle peale, et ma ostan kusagilt kohvikust latte, siis no tolles ajahetkes see 4 eurot tavaliselt see tundub hea mõte, see on nagu tore hetk. Aga kui korrutada näiteks 4, siin Katrin juba siin noogutab ja ma ei tea, poetab pisara. Ma mõtlesin, mitu miljonit sa nagu jääd teenimata. Jah. Ma kohe ütlen sulle, võta see 4 eurot, korruta see nüüd 30 päevaga, ma ei tea, ma loodan, sa 30 päeva ei kulutanud selle peale, aga ja pane see raha number investeeringute tuleviku väärtuse kalkulaatorisse. Kas ma olen üksinda muide? Palun tõstke käsi, kas keegi veel ostab 4 eurosid kohvisid? No vot, ja Ringo ka veel otsa. No vot, ja nagu, siis ma olen nukker ju hommiku kohvita. Aga kas... Ma ei tea, mul tuleb kodus hommikul kohvi, aga vähem kui 4 euro eest. Tööres saab tasuta. Aitäh, Margit. Katrin, kas ma saaksin tasuta seansi praegu? Kuidas sellest tulge tööle SEB-sse, saate tasuta kohvi. Et kuidas sellest nõiaringist välja tulla? Kas ma olen ainus sellise... Ei, ma arvan, et sa ei ole ainus ja latte ei ole ka ainus asi, et kindlasti on mingeid muid asju ka, mis on siuksed emotsiooni või siuksed hea tunde kulutused, eks ju. Et ma arvan, et seda latte näidet on investeerimisest toodud vist maailmas kõige rohkem. Et mida see tegelikult sulle tähendab, ei ole mitte 4 eurot kulu päevas, vaid ma ütlekski, et võib-olla selleks ajaks Romi, kui sa pensionile ja tuleks sul muidu 500 000 raha, kui sa selle investeeriksid. Et võta lihtsalt investeeringute tuleviku väärtuse kalkulaator. Minu lemmikasi. Tee ei ole palju odavam. Joo vett. Ühesõnaga, ma vist esitasin küsimuse ja siis Laura juhtis tähelepanu kõrvale. Kas kellelgi on midagi konkreetselt, mida siit lavalt keegi teine on öelnud, mis on olnud kas üllatav või naljakas või millest on olnud päriselt abi? Ma võin alustada, võtta kohe siit. See, et ma saan tulla nõustamisse, sest et ma olen küll saanud kõnesi küll pankadelt, kui ma lihtsalt tahan, ma ei tea, midagi internetipanki töötama, helistan ja siis ta lõpetab, et kas sa tead oma 3. samba kohta midagi? Ja siis ma mingi ei tea ega taha ka teada veel. Ja siis ma ei mõtlegi sellele, aga nüüd juba tänane vestlus on ju hea märk, et nagu sellest räägitakse ja hea koht, kus alustada, aga et ma ei teadnudki, et saan tulla kas või 10-15 minutit nõustamisse ja mõelda, mida ma pensioniga siis ette võtta on ju, et mina tänan sind selle eest, väga hea mõte. No minu jaoks on ka üllatus see 3. sammas, et ma võiks sellega isegi täna veel tegelema hakata, et mitte keegi ei ole mitte kunagi mulle helistanud ja küsinud sellel teemal. Mul ei ole keegi mitte mingit investeerimist pakkunud. Kas sa võtad võõrad numbrid vastu? Jaa, sest see on mu töö. Aga ma olen selle üle viimasel ajal mõelnud ja siit ma võtan sellega kaasa, et ma ei vaata televiisorit. Aga ma maksan Teliale 41 eurot kuus. Vot nüüd hakkad sa siin arvutama. Nüüd me saame rääkida, mida juba 3. sambasse panna. Ja nüüd on juba mida 3. sambasse panna, nii et ma täiesti tõsiselt mõtlen, kuna latet ma teen ise kohvikus väga harva, siis, aga telekat ma ei vaata üldse. Muidu ma küsin veel ühe käe tõstmise ringi, kas kellelgi on mõni selline nii-öelda igakuine subscription, mis tegelikult nii-öelda järele... You name it, mul on siin nii mitu, mida ma ei kasuta ja... Et mis siis nii-öelda, kas on täiesti kasutamata või mis vähemasti ei ole nagu otseselt kuidagi teie ellu... Miks kõik naeravad? Neid on palju, ma saan aru. Keegi tahab tunnistada seda lihtsalt. Me elame nii hästi, jah?
ma pakun, et neid subscription'id on noortel väga palju, aga noh, kindlasti on ka väga poppe, mida kasutatakse ka, et ei saa öelda, et nad ei kasuta, aga noh, ma ei tea, ma näen oma lapse pealt ka Netflix kindlasti. Aga seda kasutad küll. Seda ju kasutavad. Ja no see on tegelikult valiku küsimus, eks selle midagi paremat. No mul on näiteks mingi mediteerimise äpp küsib mult 5 eurot kuus ja ma mõtlen, et ma võin ka Spotify's mingi muu inimese hääle panna käima. Miks sa ei lõpeta seda tellimust? Ma arvan, et ma vajan seda mingi õhtu, kui on väga halb seis või midagi, aga tegelikult ma ei vaja seda. Ja ma lähen tühistan selle pärast meie vestlust ära, aitäh. Ma sain 5 eurot rikkamaks. Täpselt samamoodi ma mõtlen, et mul käib peas ka kogu aeg mõte, et no hea küll, see 40 eurot kuus, et siis tuleb juba jälle järgmine kuu, et äkki ma vaatan. See meie vestlus lõpeb sellega, et Telia kaotab mingi 100 tellijat. Et ma olen teinud seda mängu, et kui ma selle ära lõpetan, et mis ma aastaga võidan. Ma olen mõnikord ka otsuse vastu võtnud ja ka ära teinud selle. Paar üksikut asja tõesti olen ära teinud, aga jah, Telia saab nüüd. On sul, Katrin, sa oled ikkagi see nii-öelda, me oleme sinu mänguväljakul tegelikult, sina oled proff, mis puudutab investeerimist ja mis puudutab finantstuleviku planeerimist. Kas on keegi siit lavalt suutnud meist midagi öelda, ma ei tea, millest sul on kasu või mis kuidagi on, ma ei tea, avab sinu silmi kasvõi selles, kui rumalad me oleme? Ütleks niimoodi, et on olnud ääretult tore näha, kuidas mõtlevad minust nooremad, mis on neil oluline, kuidas nad mõtlevad pensionist. Kuigi ma aiman ju seda ka, sest mul on endal ka 23-aastane tütar on kõige vanem laps siis. Et ma näen ka seda, aga kuna ta on natuke teistsuguses keskkonnas kasvanud ja 7. eluaastast saadik pidanud siis säästma, kui tal on midagi vaja. Mõtlesin, et ise oma kulud ka. Jah, täpselt. Toidu välja teenima. Et kuna ta ei hakanud, eks ole, influenceriks, kuigi ta seda mõtles 14-aastaselt, emme, mul on äriplaan, ma hakkan vist influenceriks. Ma ütlesin, mis veel valikuid on? Puurivõitlus. Ma ütlesin, et okei, võta midagi muud. Siis, aga no see selleks. Ma oleks teda siia vestlusesse tahtnud täna. Ta on väga vaikne. Et ema vastand. Aga Rita osas et nii äge on kuulda seda, et vaata selline aktiivsus, mis sul on niisugune eriti äge. Et oled küll oma esimest pensionit näinud, tuhka sellest, eks ju. See on niisugune lisaraha praegult, on ju. Me vaatame seda kui lisaraha. Et tore kinnitus sellele, mida ma tegelikult oma töös olen näinud hästi palju, et elu tegelikult ei ole muutunud. See, kuidas nooremad mõtlevad ja see, kuidas mõtlevad minust vanemad, et see on tegelikult ajas ikka suhteliselt sarnane olnud. Muidu ühe väikese vaatenurga ma tooksin siia veel, me hakkame peagi meie vestluse otsiga siin kokku tõmbama, nii et kui keegi veel tahab siit käega märku anda või tunneb, et ta peaks ütlema midagi, mis kuidagi meie olukorda siin aitaks kokku võtta. Ma sattusin eile lugema, ma nüüd kahjuks nime ei mäleta, aga üks siis mitte Eesti, aga üks maailma naisrežissöör, kes on ka seal kusagil nii-öelda siis pigem pensionivanuses ja tema ütles sellise lause, et mitte keegi ei palka halli peaga naisrežissööri. Ja ma tegelikult, Rita, küsiksin sinu käest ka, et kuivõrd sina, üks asi on siis psühholoogina või ka miks mitte, kui mõelda kas või naisnäitlejate peale, et kas see on kuidagi nii, et teatavas vanuses meeste puhul selline professionaalne nii-öelda edasitöötamine on kuidagi iseenesest mõistetavam. Keegi ju ei ütle, et ma ei tea, George Clooney'l on hallid juuksed, et ta tuleks kuidagi maha kanda. Kas selline vahetegemine tegelikult on olemas või kas ma selle näite Eestisse toomisega nüüd kuidagi liialdan? Ei no sellest on nii palju räägitud, nähtamatud naised ja nähtamatu vanus, et see oli Hollywoodi staaride poolt välja toodud just see sama nähtamatud naised, kus vanemad naised siis nagu tööd ei saa ja kõik muud sellised asjad. Et see ei ole nagu Eestisse toomine, see on Eestis on sellest väga palju räägitud. Ma arvan, et paljud on sellest kuulnud, et teatud vanus on nähtamatu, nii öelda. Minul on selle kohta oma arvamus, võib-olla see ei ole väga populaarne, aga nähtamatuks teeme me ennast ise. Ja nii lihtsalt on, et kui sa ennast ise maha tõmbad ja ennast ise ei väärtusta, siis oleks naiivne loota, et teised sind väärtustavad, sest sa ise enda seda energiat annadki välja. Kui sa ennast väärtustad, siis sa saadad selle signaali välja, teised püüavad selle kinni ja nii ongi. Et selles mõttes ma pigem väärtustaks kogemust ja kõike muud, aga ma ei ole nii naiivne. Ma tean, et tööturul on 50+ inimestel raske tööd saada, aga
paratamatult olles ka 3 lapse ema ja noorem laps on 28 ja ka selles vanuses 20 ja pluss on sul tegelikult ka väga keeruline tööd saada, nii et ma arvan, et see on igas vanuses probleem võib-olla tänases maailmas, see sõltub ka missuguse eriala inimene sa oled ja kõik muud sellised asjad, nii et seda enam tuleb investeerida, kui mingi töökene kuskil korraks pooleli jääb. Aga ma siiski arvan, et see saatus on meie enda kätes, kui me jääme kellegi peale lootma, siis minu soovitus täna oleks, et ärge vaadake oma palganumbrit, vaadake palju te olete pensioni kogunud. Ja ma teeksin nüüd veel sellise ühe ringi võimaluse kõigile saada sõna ja just lähtuda võib-olla natukene sellest, mida Rita just ütles ja mis ka tegelikult meil on vist selle reklaamtahvli peal kirjas, et kuidas me siis nüüd siit selle vestluse lõppkokkuvõttes kokku võtame, et meie pealkiri oli, et kas see naise tulevik või siis tema pensionipõlv, et kas see on õnnelik elu või vaikne virelemine ja kuidas seda saab ise mõjutada. Et võib-olla midagi äkki, Katrin, alustamegi sinust. Et kui sina peaksid nii-öelda oma mätta otsast kuidagi selle vestluse lõpetuseks nii-öelda kokku võtma, et kellest see siis ikkagi sõltub selle küsimuse vastus? Nojah, iga mees on oma saatuse sepp, eks ju, et õnnevalem on ka igaühe enda käes. Ja vaikne virelemine, see võib-olla natukene oli meil selles kontekstis, et kuna naised elavad kaua ja üksi pärast, et selles kontekstis oli see mõte nagu, et kas see ülejäänud 9-8 aastat ilma abikaasata on kurb või ja raske, ütleme sellise pisikese pensioniga. Et sealt see mõte meil nagu tekkima hakkas ka pealkirja osas. Ehk siis mina ütleks nii, et investeeri ikkagi endasse, suhetesse, oma tervisesse, teadmistesse, et sa oleksid tegelikult igal ajal hetkel ütleme nüüd, et sa ei jääks nagu sammalt peale kasvatama. Et see, et me pensioniks peame koguma, on nagu täna minu arvates iseenesest mõistetav. Ma loodan, et kõigile sai see nagu ka täna paremini selgeks. Et tuleb panustada ka selleks, et sul oleks tulevikus valikuvabadust, mida sa tahad teha. See on nüüd see, mis noori rohkem kõnetab. Et kui me ütleme sõna pension, siis nagu Laura ütles, et me keegi ei räägi sellest, eks. Et mida seda räägite, nii palju kui mina olen uurinud ka klientide tagasisidet, nooremad kliendid ütlevad, me tahame valikuvabadust saada. Kas töötada, millal töötada, kus töötada, millist tööd teha, kus reisida, kas reisida, lastega aega veeta, lapsi hellitada, neile midagi kinkida. Et see kvaliteedi pool tundub olevat nagu hästi oluline, kuhu ma ise tahaks ka nagu rõhku panna. Laura, mis on tänases vestluses nagu see, mida sina võib-olla siit kaasa võtad või mis sulle jäi või tundus tähtis? Mul olid väga sarnased mõtted Katriniga, et nagu tegelikult me kõik saame ju luua selles mõttes sellise elu, mis me tahame, et mul on eelis see, et ma olen nii noor, ma olen alles 20. Kui ma nüüd hakkan mõtlema oma tulevikule ja hakkangi koguma pensioniks või looma sellist turvalisust, siis on juba hästi. Ja täna me ei mõtle sellele, et kuidas siis oma lapsi üles kasvatada või sa tahad ju elada just sellist elu, et reisida või valida, mida tahad ja see sõltumatus. Tänapäeval me räägime nii palju sellest noored, et tahaks olla sõltumatud ja finantsvabad, aga siis tulebki alustada ja hakata pensionisse panema, et minu meelest me võiksime, me ju teemegi seda muuta, seda pensioni ümber olevat energiat, et see on nii nagu hirmus. Kas pensionär sõnal on kehv maine või kehv kõla? Mul tulevad lihtsalt vanavanemad nagu pähe, ma ei tea. Nagu lihtsalt, et siis on pensioniaeg käes ja ju tegelikult tahaks naeratada too aeg ja süüa mingid küpsiseid ja võib-olla reisida oma kaaslasega, kui ta veel elus on. Aga nagu, otseses mõttes ju nagu, et kui sa oled mingi 70-80, see tuleb mõelda sellistele asjadele. Ja me oleme nii teadlikud noored enda finantsiseisudest ja mis maailmas toimub ja ma arvan, et tegelikult meie vanusid ja meie generatsioon on nii teadlik, et me juba saame endale kindlustada mõnusa pensioniaja. Ja Rita, ma väga hea meelega lükkaks nüüd selle kohustuse või ülesande, et kogu see nii-öelda saali ja lava energia nüüd kuidagi kokku võtta. Et mis on see, mis tegelikult nagu on oluline siit täna kaasa võtta või mis on need, ma ei tea, suunad, kuhu oma mõtteid häälestada? No, ma lootsin, et selle teed ikka sina, aga okei. No ma usun, et punkti paned ikka sina, aga võib-olla sellise värske pensionärina ma saan niimoodi siin vaikselt mõelda selle peale, et oleks mul see tarkus varem olnud ja liiga palju
noh, mitte et nüüd kahetsed seda, et liiga palju ressurssi ja aega läks pere ja kodu ja kõige selle peale. võib-olla kahetsen ainult seda, et mul tõmmati nagu julmalt vaip ära ja ma pidin tegelikult 50-aastaselt oma elu alustama nagu nullist. et ma olen täna tänulik, et see vaip ära tõmmati ja ma sain teada, kui tugev ma olen et ei saa kellegi teise peale loota. et kindlasti mitte ei ole see mõistlik ja ei saa loota ka seda, et su elu kestab igavesti kuidagi nagu mõnusalt. mitte, et see oleks mõnus mul olnud, aga alustada täna juba selle peale mõtlemisele. ja tõepoolest mitte niimoodi, et issand jumal, et noh, kui ma nüüd jään pensionile, vot noh, ma olen nüüd see pensionär siin on ju, see küpsiseid krõbistab teadsin, et see lause tuleb minuni tagasi kuidagi. vanaema olen ma ka topelt, eks ju, veel lisaks kõigele. no sihuke vana inimene, kes küpsiseid diivaninurgas krõbistab me pärast räägime Lauraga sellest et tegelikkuses, kui sa võtad selle, mida Katrin on siin mitu korda öelnud, et sellel hetkel see summa ei ole suur. on see 5 eurot või on see 10 eurot või võib-olla mõnel on see 100 eurot võimalik, eks ju. ma tean, mul poeg alustas niimoodi, et üks päev on 1 sendi, siis teine päev pani juba 2 senti kuni 30 sendini välja ja siis järgmine kuu alustas jälle 1 sendist kuni 30-ni välja. arvutage, kui palju ta aasta lõpus teenis. päris hea oli, aga ta kasutas selle kõik ära pärast. aga mõte on nagu selles, et see summa nagu seesama minu näide, see Telia näide, et ma maksan, vaene Telia, palun vabandust. et sa maksad. telk on siin lähedal. ja ma tean, ma olin 4-aastase moderaator. Nad vist ei andesta sulle seda. vast ikka andestavad. äkki teevad parema pakkumise. kuule, räägi kõvemini. et tegelikkuses see no, tundub, et mis see nüüd on, eks ju, et võta see üks mingi summa, mis sul täna on võimalik ja pane see iga kuu kõrvale. sa ei märka seda, sa tõesti ei märka seda, aga kui sa oled nii vana kui mina, siis sa märkad. Suur aitäh kõigile, kes tulid siia lavale täna vestlema. meiega oli siis Laura Rannaväli, sisulooja. Rita Rätsep, igapäevane ametipsühholoog. aitäh. ja Katrin Laks, kes siis töötab SEB-s ja tegeleb eraklientide kindlustus- ja pensionilahendustega. aitäh teile. ja ma omalt poolt tahaks ka väga tänada, ma tean, et Arvamusfestivalil on väga palju erinevaid telke, seda näitab kasvõi meie telgi number 33. ma tahaks väga tänada, et te valisite just meid ja öelda veel seda, et ma loodan, et kuigi siin tundus, et me kõik läheme pärast selle vestluse lõppu oma mingisuguseid telekomi pakette ümber tegema ja loobume oma meditatsiooni äppidest, siis äkki oli siit vähemalt mõni mõte, mille te saate kaasa võtta ja mis kuidagi teid tulevikus ka aitab. nii et suur aitäh ja kohtumiseni. aitäh, et kuulame.